me hakkasime rääkima laiskusest ka niiviisi, et laisk paneb käe kausi sisse, aga siis ta ei too selle isegi tagasi suhu. Et hea töö on nagu alatud, aga kuidagi viisi seal ei ole see piisavalt pinge, et võtta see järgmine samm. Sellega, mis Jumal tahab saavutada meie eludes, meil on vaja väga distsipliinida ennast, et agressiivselt võtta kinni sellest, mis Jumal tahab teha. Sellepärast, et kui sa vaatad see tähenemissõna, mis Jeesus jagas, et see, kes oli hea ja kaunis südamega, püsivusega ta võttis kinni ja hoidis sellest asjast kinni, kuni tuli esile 30, 60 ja 100%. Oled siin? 3-4 aastat neil ei olnud see süda. 3-4 aastat neil oli üks, ta ei võtnud üldse vastu, ta süda oli liiga kõva. Teine, see juur ei läinud piisavalt sügavasse. Miks pärast juur läheb sügavasse? See on sellepärast, et ta saab vett. Ezekiel 31 ütleb niiviisi, et suurte vete põhjusel niiviisi, et see puu kasvas hästi suureks, latv pilvedeni. Aga on vaja, et see juur läheb sügavaks. Ja kui see juur ei olnud sügav, siis kurat, kui ta tuli sõna pärast, just soodsal ajal ta varastas selle ja surve ja tagakiusu. Vaata, tagakius ei ole ainult, kui keegi tuleb su vastu, see on vaimusfääris lihtsalt asjad kägistavad ja pigistavad siin nii, et sa lihtsalt, su tähelepanu valgub mujale ja sa ei ehita sellega, mis sa oled saanud. Ka see toimub niiviisi, kui elumured nagu hakkavad lämmatama või teiste asjade huvid. Oleme ausad, see elu, milles me elame ja see maailm, kus me elame ja mida rikkamaks, nii Ida-Euroopa kui Lääne-Euroopa, nii saad aru, seal on mustmiljon asju, mis võiks võtta su tähelepanu. Seal on hobisid, seal on sport, seal on filmid, seal on nagu see nimestik ei lõppegi. Seal on asju ja asju ja asju. Ja sa võid olla iga asja huviline niiviisi, et sa lõpuks sa kägistad see tähtis sinu elus niiviisi, et see ei leia piisavalt tähelepanu sinu poole. So sellepärast on väga-väga tähtis. Me peame prioriteedid panema paika niiviisi, sest et üks inimene, tema ei võta käe tagasi suhu peale, kui see on kausi sisse pandud, sellepärast, et tema mõttemaailm on nagu nii laiali. Tema fookus on nagu valel asjal, prioriteediskaala on nagu jama. Aga siis mõni inimene siis, ja sellepärast me tegelesime selle asjaga, nagu seal on mingi laiskuse vorm, mis põhjustab seda asja niiviisi. So me hakkasime isegi rääkima asjadest, mis murravad see lihalaiskus. Paastumine võib sellise asja teha ka. Üks otstarbe nagu paastumisele on see, et see paneb su liha paika. Kui kuidagi viisi sul on raske paluda niiviisi, et sinu liha tahted ja niipea kui kõik on normaalne, su elus sa toimetad, tegutsed kõik hästi, aga niipea kui sa hakkad palvetama, mõte läheb laiali ja sa hakkad nägema visiooni, aga mitte jumalikust visiooni, sa näed hamburgerid ja pizzad ja kõik, mis sul külmkapis on, eks ole. Ja sa ei saa keskenduda sellepärast, et sul midagi sügeleb ja jälle sul on vaja midagi ette võtta, sul on vaja kellele helistada, midagi võtta sealt köökist, midagi ära ajada. Ja saad aru, see võib sind segaseks ajada, seal on mustmiljon asju, mis tulevad sulle kaela niiviisi ja sa ei saa rahulikult olla Jumalaga, sellepärast, et seal on mustmiljon asju, mis sa pead just kohe nüüd tegema. 15 minutit tagasi, kui sa lugesid ajakirja, polnud selline asi, aga nüüd on. Ja sa pead aru saama, et sul liha vaata vahel võib saada võimu, sellepärast Piibel ütleb niiviisi, et liha või võimud saab üldse vaimu vastu ja vastupidi. Ja las ma ütlen sulle midagi, nii nagu on himuga lood, mida rohkem sa toidad oma liha poolt, seda rohkem see nõuab ja hakkab üle sinu valitsema lõpuks. Ja sellepärast pastor Jonathan ütleb ka niiviisi, et kui sa tahad Jumala väge tunda niiviisi, sa ei saa nuumata ennast ja elada nii mugavat nuumatut elu niiviisi ja arvad, et kuidagi sa suudad toime tulla, sellepärast, et sul liha hakkab, ta võtab siin nagu üks tugev, ma nägin üks kord, mõned on võib-olla näinud sama inimene, hästi lõikes kasvuga nagu tädi ja temal on siis kaks isegi suurt Bernardiini. Ja see on naljakas, kui ükskord ma nägin, et nagu ta viis oma koerad välja jalutama, aga tegelikult ma ei usu, et see oli niiviisi, et tema viis oma koerad välja jalutama, need koerad viisid teda välja joosma.
ja ta oli kuidagi üritas nagu need piratiinid panid minema temaga koos. Ja nagu, ma mõtlen, et sageli, kui liha läheb nii jõuliseks, inimene ei suuda taltsutada ennast nii hästi enam ja vaatavalt sul on see abivahend, et tuua oma liha tagasi õigesse olukorda. Sest et liha võib tõesti teha sellist trikki lõppude lõpuks. So, vaatame Piiblis. Kirjake Markuse 14. peatüki. Ma tean, me oleme õpetussõnad 31 ja me võib-olla tuleme tagasi korraks sinna. Aga vaatame esmalt Markuse evangeeliumi. Markus 14, 37. Sest tead mis? Kui midagi takistab meid praegu, nii kaugele, kui me oleme tulnud, nii palju, kui me oleme kuulnud, nii palju, kui me oleme instrueeritud, see ei ole see järjekordne detail ja õpetussõnast, mis on see suur asi, mis põhjustab, et me läheme või ei lähe kuskile praegu. Suurim faktor praegu on, kas meie suudame enda liha panna õigesse paika, et panna ennast tegema, mis meil on vaja teha sellega, mis me oleme juba kuulnud. Ja sellepärast me isegi rajame kõik, mis me jagame palvest homme. Me räägime, homme on palve, homme me tegeleme usu ja palvega. Püha vaimu töö palves, usu roll palves. Millal see usk töötab, kus see valdkond on, kus sinu usk saab tegutseda ja kus see ei ole ainult sinu usk, kellegi teise usk peab kaasatud olema. Kuidas tegeleda oma laste terveks saamisega. Me räägime meelevalla asjadest. Aga saad aru, et võtta meelevald ja pidevalt ja kasvada selles, mis Jumal tahab, et me saavutame palves, meil on vaja kontrollida ennast. Ja sellepärast see on väga tähtis koht, kui te alata niiviisi. Ja vahetevahel inimesed on ise, et ma tahan arendada üks selline nagu vabanemise nagu teenistus, deliverance ministry, kuidas on eesti keeles? Vabastamise teenistus. So, alustame sellega, et me vabastame ennast. See on tegelikult kõige suurem ja olulisem vabastamise teenistus, mis praegu toimub. Ja legaalselt me oleme juba vabad Kristuses, aga saad aru, Paulus ikka pidi ütlema niiviisi, et ma taltsutan oma liha ja teen selle oma orjaks. Et peale, kui ma oleks teistele muille jutlustanud, mina ise oleks diskvalifitseeritud ja ebakõlbuliseks osutanud olema. Nüüd, Markus 14 ja vaatame siin, salm 37. Jeesus palub, see oli väga tähtis. Saad aru, et iga aeg ei ole sama. Sa tuled vaataval ajajärku, kus sa pead tõsisemalt suhtuma. Iga päev ei ole täpselt sama kui iga teine päev. Tema oli väga tähtsas situatsioonis siin ja me teame, et Jeesus ennem sageli ta palus õhtu hilja ja me näeme mõnda teist asja tema elustiilist. Aga me näeme siin, et ta tuleb tagasi, salm 37, ja ta tuleb ja leiab nad magamast, kõik jüngrid. Ja ütleb Peetrusele, Simon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtki tundi valvata? Valvake ja paluge, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõder. Ja see on huvitav asi sellepärast, et liha nõtrus oli see, mis vedas Peetrust alt. Jeesus juba andis temale retsept, mida tuleb teha, et tagada, et ta ei teeks seda, aga Peetrus oli lohakas. Ütleme kõik koos, Peetrus oli lohakas. Oli ta pühendunud? Jah, ta oli pühendunud. Oli ta veendunud? Ta oli isegi veendunud. Peetrus ütles, jah, kõik teised salgavad sind, issand, aga mina küll ei salga sind. Teised on suutelised seda tegema, ütle mina olen, mina olen see kalju, Peetrus. Mina võitlen otsani. Ja tead mis? Tema liha vedas teda alt. Ja ta ei suutnud teha, mis ta oli veendunud, et ta teeb. So mis see probleem oli? Liha sai võimuse. Või sai võimu tema elus. Vaatame nüüd tagasi, vaatame Luka 22:46. Sellepärast, et jälle, mis kasu anda tehnikat suurt nagu paneme selle armee konteksti. Mis kasu anda kõige suuremad tangid ja automaadid, kui sa tead, et nad ei suuda hoida nendest asjadest kinni ja olude pärast keegi tuleb ja röövib need ära, enne kui nad ise jõuavad olla kasutatud.
Ja palju asju meie eludes, kui me paneme selle asja niiviisi paika, et meie veendumus, meie pühendumus ja see jõud vaimulikud on nii paigas, et kui Jumal annab meile midagi, me hoiame ja haarame sellest asjast kinni. See võtab üks selline resoluutne otsus. Nüüd, Luuka 22 ja salm 46, paralleelkirja koht tegelikult. Kas, 22 ja salm 46. Ja ta ütles neile, miks te magate, tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Nüüd lähme korraks tagasi, vaatame Jesaja 56. Nüüd kontekst on natukene erinev siin, aga näeme üks põhimõte. Iga asi ei kehti just nii nagu täpselt meie situatsioon, aga me näeme mõned printsiibid ja mõned situatsioonid. Ja me ei taha, et meie elu isegi paistaks isegi natukene sedasi. 56, pealik 56 ja salm 10. Nüüd, ta räägib vahimeestest. Ja kes saab aru, et üks eespalvetaja on võrreldud vahimehega või see, kes vaatab ja valvab. Ja see ei ole ainult mõne nagu mingisugune eliitklass, kes tegeleb sellega. Terve Kristuse ihu on määratud olema vendade kaitsja. Ja meil on määratud vaatama ja silmad piisavalt lahti, et kui kellegi on raske aeg, et me kanname nad Jumala ette. Me oleme valvurid lõpuks. Ja valvame üksteist, ja see on tähtis. Aga siin tema vahimehed olid kõik pimedad, nad ei mõista midagi, nad kõik on nagu keeletumad koorad, kes ei saa haukuda. Ja me kõik koos keeletumad koorad. Keegi ütles niiviisi, et tead, oleks mu naabrikoer keeletu koer, siis mul oleks parem uni õhtul. Aga igatahes, kes ei saa haukuda, nad magavad norinal, armastavad tukkuda. So me vaatasime varem ka sellest, kuidas sageli seal on üks selline tendents, et laiskus väljendub niiviisi, et nagu see unearmastus ja laiskus nagu lähevad käsi käes. Ja jälle sellega ma ei ütle, et toonitada uuesti niiviisi, et keegi tuleks süümekate sisse niiviisi, kui te tahate sisse magada üks päev. Me ei räägi sellest, kui sa tahad lubada endale üks päev, kui sa magad sisse, sellega ei ole lugu. Aga me räägime ühest mentaliteedist siin võib-olla esmalt. Õpetussõnad 19. Me tuleme vist tagasi 31, vaatame, kuidas asi täpselt areneb siin praegu. Aga õpetussõnad 19. Salm 15. Laiskus langetab sügavasse unne ja hooletu hing näeb nälga. Nüüd, kui mitu korda on seostatud niiviisi laiskus ja vaesus või laiskus ja millegi olematus. Üks asi, mis peaks olema, aga ta ei ole laiskuse tõttu. Kui see asi on, see on üks aksiom, see on üks seadus, mis kehtib, ta lihtsalt on olemas ja kui ta on olemas füüsiliselt, ta on olemas eriti vaimulikult ja me ei saa lubada endale üks selline nagu väga lõdva või ükskõikne selline nagu mentaliteet selliste asjade kohta. Aga siin sa näed, et laiskus langetab sügavasse unne. Läheme siis tagasi korraks. Vaatame 6. peatükk. 6. peatükk. Okei, see lihtsalt kinnitab samat asja jälle. Seostab nagu need kaks asja koos. Kaua sa laist magad, millal sa ärkad unesti. Siin korraks vaatame mõnda kirja kohta, mis räägib edasi. Võib-olla vaatame isegi õpetussõnad 31, et meil oli see selles kohas nagu näpp vahel. Me teame, et see räägib tublist naisest ja sellest võib terve seminari teha. Ja nagu me sageli küsime niiviisi ka, et naisel, kui sa uurid niiviisi, tal oli vähemalt 5 ärid püsti. Kes saab aru, et naisel oli vähemalt 5 ärid, millega ta tegeles? So sageli, mis ma küsin, kui ma olen mõnedes kohtades niiviisi, ma ütlen inimestele niiviisi, et kui sellel naisel võiks olla 5 ärid, et kas sa arvad, et meestel võiks olla vähemalt 1? Või isegi 2? Nüüd, ma nagu ei nori nagu asjata, sellepärast, et siin on üks asi, ma usun, et paljudel Jumal tahab käivitada ja tuua ideesid. Aga Piibel ütles niiviisi jälle, laisk ei külva
nagu erinevate põhjuste jaoks ja seal on vabandusi ja tingimused sageli, et ei ole just täpselt perfektne. Sellepärast Piibel ütleb, see, kes vaatab pilve ja kes uurib tuult, ta ei külva. Ta ei hakka mõnda asja, seal üks vana luuletus, oleks pidanud seda kuidagi nagu üles kirjutama aastaid tagasi, ma ei tea, sattusin selle peale aastaid tagasi, see on üks kihvt luuletus, ma ei ole luuletuse armastaja just üldiselt nii väga, aga see oli hästi kihvt ja tegelikult see põhimõte oli niiviisi, see oli hästi kirjutatud, aga see asi oli niiviisi, et kui see inimene ei oleks kirjeldust, kui see asi läheb nüüd sassi, siis te tahate tomatidega mulle kallale tulla. Igatahes, ühesõnaga nagu põhiasi oli see niiviisi, et see mees, kui ta oleks oodanud ideaalset tingimust, ta ei oleks siis abiellunud, ta ei oleks siis soetanud lapsi, ta ei oleks siis nagu ostnud maja, ta ei oleks teinud palju asju, sellepärast, et tingimused, see oli kuidagi nii kihvtilt kirjutatud, aga tingimused vaevalt on just ideaalsed paljude asjade jaoks, mis sinul on vaja elus teha. Ja sellepärast ka vaimulikult sul on vaja lihtsalt asjad käsile võtta ja lihtsalt teha. Ja siin vaatame tublit naist, sellepärast, et ta on eeskujuks pandud mitte asjata. Aga vaatame lihtsalt mõned asjad, sest et minevikus me oleme uurinud seda natuke rohkem, ma ei tea, kas seminari ajal või mitte, ma ei mäleta isegi. Aga siin sa näed, et Salm 13 ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ütleme kõik koos, töötab virkade kätega. So siin ta hangib materjali, ta töötab nende materjalidega, ta on kaupmehe laevade sarnane ja toob oma leiva kaugelt. Nüüd, kui ma rääkisin varem nagu Facebookist niiviisi ja me rääkisime naine lokirullides, võib-olla ma ei jätnud selle asja nagu tasakaalus kuidagi viisi. Naine ka, ta vaatab, et mees tuleb tagasi, tal on õllekõht, mis on suurem kui rannapall, eks ole, ja tal on kuidagi hingeõhku nagu piisun, eks ole, ja seal on nagu et tema ka, ta ei paista nii, nagu ta paistis, kui see noor kavalier tuli nagu teda nagu välja kutsuma niiviisi nagu kohtumisele nii edasi. Ta paistab nagu hoopis nagu teine olend. Nagu oleks mingi tulnukas, aga hästi naljakas tulnukas ja nii edasi. Ja no, ta ei ole päris see enam ja naine on nördinud sellepärast, et ta ei abiellunud vot sellega. Ja see on see ka, muide, see on sulgudes. See on see probleem, kui sa abiellud ainult välise image'iga. Sest välise image, ütleme niiviisi, ta ei jää samaks. So sul peab olema natuke midagi sügavam. Ja ma ei ütle niiviisi, et see väline asi üldse nagu ei tähenda midagi, sellepärast, et seal peab olema mingi asi, mis on sinule atraktiivne, aga tähendab, see ei ole nagu puhtalt see baas. Nüüd, kui me räägime, miks pärast, mul tuli see mõte esile niiviisi ka, et Salm 14, kui see ütleb, et naine oli kaupmehe laevade sarnane, see tähendab, et ta oli nii lai kui laev. Vaid, et laevade sarnane selles mõttes, et ta pingutab, et kaugelt tuua midagi, ta ei olnud mugav. Üks inimene on see äris tänapäeval, on see üldse, on see tippsportlane, on see tippmaletaja, on see tippäriinimene, on see tippjumala inimene, üldse keegi, kes saavutab midagi, see on üks inimene, kes surub läbi valupiiride. Ja mingil moel seal on üks surm teatud asjade, ta peab koondama oma tähelepanu piisavalt, et tema tahab spetsialiseerida selles asjas niiviisi, et ta peab sulgema välja teatud asjad. Ta elab mingil moel karsket elu niiviisi, et ta ei luba endale kõik asjad, mis teised lubavad endale, et ta võiks tõesti olla hea selles asjas. Ja Paulus ütles niiviisi ka, samas peatükis 1. Korintest 9, et me peame suhtuma samamoodi, et saada siis ühe pärja või karika siis, mis on jäädav. Nüüd lähme edasi korraks ja siis me näeme, et ta tõuseb, kui on alles öö. Sa mõtled, wow. Ja jälle, see ei ole Eesti suveöö ja see ei ole võib-olla Eesti talveöö ka. Keegi ütleb, ma tõusen kogu aeg, kui see on öö talvel. Ja nagu... Aga selles kohas Iisraelis, see oli keskelt läbi kuskil 5,5-6. Ja
see on üsna vara ja ta annab oma perele rooga ning ümbardajale tööd. Ta soovib põldu ja hangib selle oma käte viljast. Ta istutab viinamäe. Ta tegeleb kinnisvaraga ja sellega, mis tuleb sisse, ta ehitab endale kohe üks palee, ta külvab selle järgmise ärisse. See näitab ka distsipliini. Ütleme kõik koos distsipliin. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle. Ta teeb käsivared tugevaks. Mismoodi ta teeb oma käsivared tugevaks? Kas ta on nüüd jõusaalis? Mismoodi käsivared tugevaks? See räägib mentaliteedist. Ta paneb ennast tegema, see on nagu Jumal ütles Joosule, ole vahva ja tugev. Okei. Hästi. Yes, sir, olen vahva ja tugev. Ära vaata paremale ja vasakule. Yes, sir, ei vaata vasakule ega paremale. Ja seal peab olema üks selline õige uhkus selles, et sa väga asjalikult teed Jumala tahet ja teed ennast tugevaks selleks. Ta märkab, et tulemused on head. Mõni inimene ei märka mitte midagi. Ta märkab, et hommik on käes. Kus see kohvipott on? Keegi leia mulle see kohvipott. Ma pean tilguti palun, pane mind selle kafiini külge, siis varsti olen ärkvel, eks ole. Ja aga see naine siin, ta on üleval nagu vara ja ta märkab, ta taipab, ta plaanib. See on huvitav, kui sa hoiad oma käe siin korraks ja vaatad tagasi õpetussõnad 9, see ütleb niiviisi esimene salm, tarkus ehitas enesele koja. Püstitas oma 7 sammast. Saad aru, Jumal on kutsunud meid olla ehitaja mentaliteediga. Sa ehitad enda elu, sa ehitad enda pere, sa ehitad enda abielu, sa ehitad oma lapsi, sa ehitad oma kogudust. Amen. Sest see ei ole lihtsalt üks suva asi, mis lihtsalt nagu kuidagi langeb kokku niisama. Ja ta püstitas oma 7 sammast. Mõnes mõttes need seadused, millest me räägime ka, seal on teatud sambad. Mõned asjad on rohkem sambad kui teised. Ja tegelikult ma räägin võib-olla nagu varsti nüüd lihtsalt üks loetelu, mõned sellised, nagu lihtsalt kiiresti, mõned sellised seadused. Iga seadus, mis on suur, ma ei ole esile toonud just siin praegu, sest et mõni asi meil on rohkem vaja kuulda kui mõni teine asi. Mõni asi, mis on võib-olla isegi natukene, ta ei ole nii nagu üks selline hiigelseadus. Ja me mainime seda ja me oleme rääkinud võib-olla aeg-ajalt jutustest niikuinii nendest asjadest. Aga me räägime siis korraks enne lõpetamist täna. Aga siin ta tappis nagu tabaloomad, segas veini, kattis lauagi valmis, ta läkitas oma ümardajad, laskis hüüda linna küngastel. Ja nüüd, seal oli üks moodus. Las ma korraks nimetan ühte teist seadust ja me topime lihtsalt selle vahele, sest et see on üks hea mugav koht, kus panna. Plaanimine on Jumalast. Jumal ise plaanis. Ta plaanis universumit, ta plaanis maakera, ta plaanis sinu elu, ta plaanis kõik ära. Väga asjalikult plaanis seda asja. Plaanimine ei ole vaimulikkuse vastu. Sest et mõnel karismaatilistes ringkondades sageli on selline mõte niiviisi, et kui Jumala vaim just ei juhi igat asja niiviisi ja kui me nii külmalt lihtsalt plaanime mõnda asja, see nagu vaimulik ei oleks kuidagi viisi. Kogu aeg seal on antennid püsti niiviisi ja nagu vaim juhib niiviisi. Et vaim nagu juhib nüüd siia, aga nüüd siia ja kuidagi nagu seal ei ole mingit kuidagi, see nagu sa vaatad inimeste elu, sa vaatad niiviisi sügad kukad ja mõtled, et kui vaim juhib, esimene küsimus on, missugune vaim see nüüd on? Sest siin ei ole mingi asi, mis saab ehitatud korralikult. Inimese elu on täielikult sassis omadega ja muudkui räägib, et vaim juhtis. See ei ole püha vaim. Ja mis veel, on püha vaim tegelikult on andnud meile tarkvara, mille kaudu me võime panna teatud asjad paika. Sellepärast, sest et sa vaatad Luuka 9 ja Luuka 10. Jeesus valis välja need linnad, kus ta pidi minema ja saatis oma jüngrid 2 kaupa nendesse linnadesse. Ta mõtles välja, tal oli üks strateegia linnade kohta, kuhu ta ise pidi minema, saatis jüngrid eelnevalt sinna. Kui mitu korda, kui sa vaatad nüüd, väga huvitav, selline, mõnedel võib-olla üks hästi põnev selline nagu piibli uuring.
vaata, mille alusel Paulus tegi plaani. Vaata Apostlite raamatus, vaata kirjades, Pauluse kirjades, kus ta räägib, mille alusel ta tegi plaane. Nii sageli see ütleb niiviisi, et ma kavatsesin minna, ma plaanisin seda teha, ma plaanisin siis minna sinna. Kui ta räägib, ta ei räägi tegelikult eriti üldse sellest, et Jumala vaim juhtis mind siia või juhtis mind sinna. See on nagu võõras, sa ei näe isegi. Ainuke koht, kus ütleb Jeesuse kohta, et vaim juhtis siia või sinna, on kui vaim juhtis ta kõrbe, sest et see ei ole just üks loogiline koht, kus inimene loogiliselt läheks. See oli see nagu see erand. Kas see tähendab, et Jumal ei olnud juhtimas teda? Jumal oli juhtimas teda väga palju, aga see ütleme nagu, mis moodi see kujunes, see ei olnud nagu me sageli mõtlema asjast. Mõned see ajab nende suletuuri kuidagi viisil, nagu see ei oleks vaimulik. Vaata, kuidas Paulus tegi oma otsused. Vahel ta tegi otsused vastavalt, mis toimus seal. Ja kui see oli tark, ta jäi pikemaks. Kui see oli tark ja asi oli kuidagi, kõik oli okei, ta lahkus ja läks teise kohta. Vaata, ta ei jäänud ühte kohta, nii Korintlaste 2. Ta ei jäänud ühte kohta, sest et üks inimene konkreetselt ei olnud seal, kelle kohta ta tundis, nagu ta pidi tööd tegema. Koos selle inimesega, ta ei olnud sealt, läks minema. Isegi kui Piibel ütleb, et Jumal avas temale ukse seal. Loe ise. 2 Korintlaste 2, salm 10-15. See on huvitav asi. Plaanimine. Plaanimine on tegelikult päris vaimulik asi. Halleluuja. Lähme tagasi. Vaatame tagasi 31. peatükk, õpetussõnad. Las ma ütlen nii palju ka, kui sa elad Jumalaga koos ja Jumala printsiibid elavad sinu sees, sa kaldud tegema õigeid asju, sellepärast, et sul on lihtsalt see kalduvus nagu su enda südames niiviisi. Sul ei ole vaja, et Jumal ütleb igat asja, tee nüüd seda või tee nüüd teist, sellepärast, et sul on tarkus juba sees. Jumala sõna alusel. Ja kui Jumalal on vaja sekkuda, nagu ta sekkus Paulusega ühel ajal, ütles niiviisi, ta keelas teda minema Aasiasse. See oli eriline. 16 peatükk Apostlite raamatus keelas Paulus minema Aasiasse. Paulus, kui sa vaatad seda kirja kohta, sest ta teadis, tal oli üldine mandaat mine nagu läbi selle terve territooriumi, mine paganrahvaste juurde. Kui sa vaatad siin, ma võiks aega võtta sellega, ma lihtsalt mainin seda. Sa ei näe kordagi, kus seal see ütleb midagi niiviisi, et kui pühavaim keelas, et Paulus oleks jäänud vakka ja vait ja kuidagi viisi, ta oleks jäänud seisma, et paluma, et mis ma nüüd peaksin tegema, sest et tal juba oli pilt selge. Kus paljud inimesed, nad ei jõua sinna sellepärast, et pilt ei ole kunagi väga-väga selge. Aga kui me saame pildi selgeks, siis me saame tegutseda. Pilt on juba selgeks saanud meie eludes väga paljudes asjades. Jumal tahab ehitada meie kogudusi. Pastor Jaanus ja Kai kogudus, teie, kes olete siin, sealt, meie rahvas siin, et meil on mandaat, et ehitada oma kogudusi. See on juba instruktsioon antud. So, mis iganes ehitab kogudus, see on juba kehtiv. See on üks kehtiv asi. Kui Jumal tahab midagi lisada sellele, siis ta saab seda teha. Aga Paulus, kui keelumärk tuli siin ette, ta lihtsalt pööras siia poole, okei, lähen nüüd siia. Aga jälle tuli keelumärk ette. Paulus isegi ei seganud teda nii palju, et no mis siis lahti, mis toimub siin, et oleks palunud või paastunud. Okei, kui ei saa siia minna ka, ma lähen siis siia. Ja öösel tuli visioon, mis kinnitas see täpne suun, kus ta pidi minema. Kristlased väga sageli ei tee asju sellepärast, et nad seisavad nagu nii-öelda nagu ühe suure punase tule ees ja nad ootavad, et kuskil tuleb see roheline tuli, et ma saan nüüd tegutseda. Jumal juba ütles, ehita kogudust. Ja me ehitame Jumala kuningriiki seal, kus me oleme. See tuli on roheline. Ja Paulusel oli see ka roheline. Ja kui on vaja punase ette panna korraks, lihtsalt mingi asja pärast, Jumal suudab seda teha niiviisi. Aga mõni kristlane elab nagu oleks üks igavene ja pikk ja pidev punane tuli ees. Kas sa mõistad, mis ma räägin? So õpetussõnades see naisterahvas siin, see on hämmastav, ta lihtsalt tegutses. So ma arvan, et see on see lõks, kus me keskendume nii palju selle peale,
Jumala vaimu juhtimise peale nagu valel viisil, et see paneb inimesi kuidagi viisi ahelasse ja lukku. Nad ei julge toimutada, sest kuidagi viis ei ole kindel, kas see nüüd õige on asi täpselt. Ja nagu pastor Jonathan räägib ka niiviisi kuidagi nagu nalja heites üle selle asja niiviisi, et iga väike asi tuleb jälle paluda, et nagu Jumal avab selge võimaluse teha midagi, mis oleks väga-väga hea ja jälle, no las ma palun selle asja ees 2 nädalat. 2 nädalat tulevad ja lähevad, siis see olukord on juba möödas. Ja mõni asi nagu sa magad maha, sõna otseses mõttes. Kui sa hakkad tegutsema, hoia mõttes üks väga hea väike võrdpilt. See on väga raske, kirjuta üles, see on väga raske roolida pargitud autot. Ja kui sa hoiad see meeles, siis see teeb lihtsaks su terve elu väga paljudes asjades niiviisi. Ja tead mis, kui sa hakkad tegema midagi ja Jumal oleks selle asja vastu, küllap sa tead ja väga ruttu. Miski sinu sees ütleb niiviisi, sa tunned väga, väga ebamugav selle asjaga, kuidagi viisi nagu see lihtsalt ei ole see. Ja sa lihtsalt ei tee. Kui sa hakkad minema, ütleme niiviisi, seal on 2 koolitust. Koolituse võimalust. Paistavad ühtemoodi, mõlemad ühes samas linnas. Võiks minna siia, võiks minna sinna, ei tea, kumb on parem. Või näiteks üks on Tallinnas, teine on Tartus ja sa ei tea nagu kumba valida nüüd. Sa võid paluda ja saad aru, Jumal annab sulle selguse. Sul lihtsalt tuleb rõõm ja rahu ühe nende asja kohta niiviisi, kui sa seisad nagu 2 asja vahel sedasi. Aga paljud asjad on lihtsalt ilmselge, mis peaks nagu toimuma. Mõni asi on nagu väga selge. Kui see ei ole selge, aga see paistab hea ja nagu homme me toome mõned võib-olla nagu näited, sest ma jõuan ennast võib-olla nagu ette siin natukene, sellepärast et kui me tegeleme selle asjaga niiviisi, et seal on suur investeering või üks suur distants, kus sa pead sõitma, sa pead natukene kaalutlema asja niiviisi ja mitte tuuseldada kuidagi nagu siia või sinna nagu lihtsalt nagu see oleks. Mõni otsus ei ole täpselt nagu võrdväärne. Kes saab aru, kui sa lähed välja ja ostad Gilletti poest, see on natukene, see on nagu üks laadi ost. See ei ole päris võrdväärne ja üks ühele ta ei ole maja ostuga näiteks. Või et sõita nädalavahetuseks näiteks on sugulased Märjamaal, ta lihtsalt sõita nagu maale, nagu see on ühtemoodi asi, aga et panna suured rahad magama ja minna Küprose saarele kuskil niiviisi nagu 8 nädalaks, see võib olla natukene teist laadi asi ja võib-olla ei sobi. Aga kui sa oled selline inimene, kes vedab aega Jumalaga ja sa palvetad ja sul on prioriteedid paigas, sa juba tead oma südames väga palju asju, ilma et sa pead paluma. Ja kus seal on 1-2 võrdväärset asja, nagu see koolituse värk, nagu ma räägin niiviisi, Jumal võib selle asja selgeks teha ja teebki selgeks, sest ta näitab sulle asju, mis on tulemas. Amen. Sellest me räägime rohkem homme niikuinii, sest me tegeleme palve asjadega. Aga nüüd see naisterahvas. Jälle, ta siis salm 8, ta märkab, et tulemused on head. Ei kustu öösel ta lamp. Ta paneb oma käe koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervard ja ta avab oma pihu viletsale ja näeme siin, et naine, ta oli helde. Keegi küsib, et kust ta sai nii palju energiat? Varad on ülevel, ja hilja läheb magama ja kust see naine sai sellist energiat? Tead mis? Pisut vähema magamisega ja tehes mõnda asju, ma arvan lihtsalt, et ta oli sellisel viisil häälestatud, et ta abistas inimesi rohkem, et see andis temale midagi. Kindlasti ta hankis Jumala käest ja haaras Jumala käest teatud jõu ka. Kas keegi saab amen ütelda? See naine kuidagi viisi, ta oli selline nagu rohkem hakkaja. Aga nüüd korraks vaatame, lähme natukene ühe teise asja juurde siin praegu ja vaatame ühest teisest seadusest. Ja see on, me võiksime kutsuda niiviisi, et see the law of response, kuidas sa reageerid asjadele. Kirjake korraks Mattius 4, paralleelkirjakoht Luuka 4, kus Jeesus oli kõrves kiusatud. Ja kui sa leiad selle, siis samal ajal hoiame näpp seal ja lähme korraks tagasi teine ajaraamat 34. Enamus teie piiblites oleks lehekülg 452.
Ja me loeme sealt esmalt. Salm 26. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas Jehovat küsitlema, ütelge nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal sinust, mis sa oled kuulnud. Nüüd taustaks, see kuningas sai kuulda üks asi Jumala sõnast. Ta hakkas igatsema, et panna oma elu ja kuningriik seal, Iisrael, seal Juda, nagu see osa, et panna selle asja nagu paika. Hakkas Jumalat otsima. Keset seda olukorda liiti see rullraamat, mis oli kuidagi kuskile, ei tea, kuhu nurka unustatud. Ja ta avastas, et tegelikult tema ja ta esiisad seal mitu põlvkonda, nad olid täielikult risti Jumala tahtele elanud ja nii palju asju pahupidi teinud, et tegelikult oli üsna pea tulemas üks kohtumõistmine üle selle terve Juuda riigi. Ja ta kohkus, kui ta nägi, mis seal oli kuulutatud sõnas sellistele inimestele, kes teevad just nagu nemad ja nema esiisad on seal paigas teinud. Ja ta oli šokeeritud sellest, aga ta parandas meelt ja kuulutas välja paastuaeg ja reform seal Judas. Ja vaata nüüd, mis Jumal ütleb selle olukorra kohta. Salm 27. Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jumala ees, kui sa kuulsid tema sõna sellise paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristasid oma riided lõhki ja nutsid minu ees, siis olen mina sind kuulnud, ütleb Jehova. Mis juhtus? Jumal kuulis seda. Mis pärast? Sellepärast, et ta reageeris õieti valgusele. Hoiame koos seal Mattuse evangeeliumis ja lähme korraks tagasi Hebra 5. Kui sina reageerid õieti valgusele, Jumala sõnale, et seal on üks poolehoid, mis tuleb sinule ja Jumal kuulab sind olukordades, kus üks inimene, kes paadutab ennast, ei oleks kuulda võetud. Hebra 5, rääkides Jeesuse elust siin, ütleb, ja tema jälle ta on meie eeskuju. Jälle, 1. Johannes 3, et tsiteerida ühte asja, mis me rääkisime, tõime esile eile õhtu. Usk ei tule ainult kuuldust ja kuuldust Jumala sõnast. Ja kui me tahame natukene seletada selle paremini lahti, see ei ole lihtsalt, et sa kuulad, nagu sa kuulaks makki. Kas sa tead, kui Piibel räägib kuulekusest või kuulamisest, sellepärast ütleb kuula Iisrael. Mitte selles mõttes, et ta läheb ühest kõrvast sisse teisest välja. Mitte, et ta võiks öelda, ja ma kuulsin seda. Lapsed ütlevad sageli. Ema küsib, kas sa kuulsid? Ja ma kuulsin, emme. Kas sa tegid? Ei. Aga see ei ole sama asi. Isegi eesti keeles on väga hästi väljendab niiviisi seda asja, niiviisi sõna kuulelikkus. See, et sa oled kuulekas või sa kuulad sõna, et sa kuulad sõna ei tähenda, et see läheb ühest kõrvast sisse teisest välja, see tähendab, et sa teed selle järgi selle sõna kuulelik. Ja see ka on Piibli mõiste. Sellepärast see, kes ainult kuulab ja aga ei tee, ta petab ennast, ta ei kuula Jumala sõna alusel niiviisi. Sellepärast Piibel ütleb, et kuulgu, selle, kellel kõrvad on, kuulgu, mis vaim ütleb kogudusele. Nüüd, Hebra 5, see ütleb sedasi, et Salm 7 Jeesuse kohta, tema ohverdas oma lihapäevil palved ja anumises suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast ja tema palved kuuldi. Mille pärast? Ta Jumala kartuse pärast. Mille pärast kuuldi? Mille pärast Oosias oli see kuningas seal ajaraamatus? Mis pärast seda kuuldi? Sellepärast, et ta reageeris õieti Jumala sõnale alandlikkuses. Mis pärast kuuldi Jeesust? Jumala kartuse pärast. Keegi küsib, mis Jumala kartus on? Õpetussõnad ütleb niiviisi, et Jumala kartus on patu vihkamine. Ta on kompromissi vihkamine. Ta on valelikkuse vihkamine. Ühiskonnas mõned asjad on kuidagi nagu, see on nii tava, et me ei oska enam vihata asju, mis tegelikult Jumal vihkab. Järelikult me ei karda Jumalat, nagu me peaksime. Hämmastav. Vaata õpetussõnades, mis Jumala kartus kõik sisaldab. Nüüd, sa teda kuulda selle pärast, aga 1. Johannes 3. Kui me teeme neid asju, mis Jumalal meeldib,
peame tema käske ja teeme asju, mis on temale meelepärased, siis meil on julgus tema ees ja me saame, mis me oleme palunud tema käest. Kuidas usk tuleb? Õige eluviisist. Halleluuja. Jälle, kui me tahame olla edukad palves, me peame olema positsioonis. Me peame olema positsioonis, kus Jumal kuulab meid. Et siis, kui me kuulutame, me oleme heal fundamendil. Jumal paneb tähele ja siis, nagu Piibel ütleb, meie kätte puhtuse pärast, keegi teine siis pääseb. Nüüd, tagasi, vaatame Matteus 4. See ütleb siin niiviisi, vaim viis Jeesuse kõrbe kurade kiusata. Kui ta oli paastunud 40 päeva, 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte ja kiusaja tuli ta juurde ja ütles temale, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leivuks saaksid. Jeesus reageeris ja ta põhimõtteliselt ütles ei. Ta ütles, sest on kirjutatud. Üks asi, mis doktor Tundi Bakari ütles, et ma ei saa aru, kui palju sa armastad Jumalat, enne kui ma näen, millele sa ütled ei. Sest millele sa ütled ei, näitab, kas ja mismoodi sa armastad Jumalat. Oled sa siin? Kui me räägime siis, kuidas reageerida, üks tähtsaim asi, mis meil on vaja õppida, on see, et olla võimas sellele, et ütelda ei asjadele, kus tuleb ütelda ei ja jah asjadele, kus tuleb ütelda jah. Mõni inimene keerab selle asja pahupidi, ta ütleb saatanale jah ja kompromissinale jah ja ütleb Jumalale ei. Tal on see asi pahupidi. Aga kui me ütleme Jumalale jah, siin ma olen ja ütleme ei kompromissile, siis me oleme heal teel. Oled siin? Ja see huvitav asi nagu Aadama kohta. Huvitav asi oli see, et ta ei ütlenud ei. See suur patt Aadam ja Eva selles ajas ei olnud, et Eva sõi mingit puuvilja sellest puu otsast. Nii palju, kui oli see patt, et Aadam seisis ta kõrval kõik see aeg ja ei protestinud, kui saatan hakkas pehmeks rääkima tema naist. Ta ei öelnud midagi, ta ei teinud suu lahti. Ta lasi see vestlus toimuda ja ta ei öelnud midagi. See oli see suur patt. Kui Aadam oleks öelnud, ei, selles majas me ei tee seda. Meie majas me teenime Jehovat, vat. Oleks asi ants. Ei oleks see probleem. Ta ei teinud seda. Ta ütles jah, kus tuli öelda ei. Ja mõni ütleb siis ei, kus tuleb ütelda jah. So me peame aru saama, mis on mis. Okei, räägime ühest teisest printsiibist, mis läheb sellega kokku. Surve. Surve on üks printsiip. Kurat tahab survet tuua sinule, et moonutada sinu reaktsioon. Et sinu reaktsioon värastuks selle surve pärast. Vaata korraks, siin võiks olla hästi palju kirjakohti. Me ei, nagu, sa võid terves seminari teha igast üksikust asjast, mis me siin oleme puudutanud ja me lihtsalt hästi üritame pinnapealselt nagu võtta nagu mõningaid asju veel siin täna õhtul, sest et me ei suuda kõik nagu väga sügavalt käsitleda, aga see avab asju, mis te võiksite ise omakorda siis nagu uurida ja vaadata sõnas. Surve. Kes teab, et surve all inimesed on võimelised tegema igasuguseid asju, mis ta tavaliselt ei tee. Isegi see tähendab, mis sõna niiviisi. Kurat panin survet selle inimese peale ja juur oli väga nagu lühike. Ta ei läinud piisavalt sügavale. Ja kui surve tuli, see inimene tegi, mis ta ei oleks teinud. Sama asi Peetrusega, see sama olukord, kus me lugesime niiviisi. Peetrus oli veendunud, et ei, ma ei tee seda asja, kõik teised teevad enne mind, aga mina küll, sellist asja küll ei tee. Surve tuli. Ja nagu Jeesus ütles niiviisi, ta salgas Jeesust 3 korda, enne kui kukkeres teist korda, ma ütlen seda õieti. Ja ta vajus suur mees ka. Saad aru, Peetrus ei olnud väike mees. Keegi küsib, kuidas sa tead, kui suur Peetrus oli?
oled sa kunagi ise tõmmanud kaldale 153 kala koos limaga? Isegi kui nad on kilosed kalad, 150, isegi kui nad on poolkilosed, nad ei olnud poolkilosed, nagu need kalad on nagu moist suuremad. Sa räägid üle 100 kilo, et sa tõmbad võrguga ise kaldale, nagu me loeme Piiblist, tegi niiviisi. Ta oli suur kalamees. Tuli üks 16-aastane neiu, kes ütles, kuule, sa olid ka selle Jeesuse naatsaretlasega. Ja Peetrus ütleb, mis asja sa räägid? Kus sa sellise mõtte peale tulid? Ja sai pahaseks. Ja salgas. Seesama Peetrus, kes oli nii veendunud, tuli surve kõige selle tingimuse pärast, ja ta tegi, mida ta ei oleks iial uskunud, et ta teeks. Naisterahvas ütles jälle, haritud 16-aastane, mis iganes ta oli, niiviisi ütles niiviisi, oled küll see mees, vaata, missuguse murrakuga sa räägid. Ja Peetrus hakkas sõimama ja jalutas minema. Seesama Peetrus, kes oli see kõige julgem suuliselt, mis juhtus? Ta liha oli nõder, surve tuli ja ta elas välja üks teist liiki elu, mis ei olnud päris tema tahe. Vaata, kui tähtis see on, et me kanname hoolt enda vaimu eest. Ja nagu õpetussõnades 4. peatükis ütleb niiviisi, et me üle kõikide asjade me kaitseme oma vaimu või meie südant, milles on eluallikad. Sest see on see koht, kus sa oled juhitud Jumala vaimu poolt. See on see koht, kus sa saad inspiratsiooni Jumala poolt. See on see koht, kus sa saad üldse mingit inspiratsiooni aidata või teha. Juhised Jumala käest. Ilmutus Jumala sõnast, see tuleb siia ennem. Tervis su ihule, see tuleb isegi siia ennem. See kõik algab siin. Ja kui see on sassis, siis kõik on sassis. Kui hästi tähtis see on, et me kanname hoolt oma vaimu eest. So, surve, väga huvitav asi. Vaatame õpetussõnad 19. 19.2 ütleb niiviisi, juba mõistmatu agarus pole hea ja kelle jalgedel on kiire, eksib ära. Jumal ütles niiviisi, kelle jalgedel on kiire, eksib ära. Mul on klassikalised näited sellest ka. Vaata, ma ei karda rääkida sellest negatiivsest asjast, sest et ma võin rääkida, sa tead, väga palju, mis ei lähe tuksi, see on sellepärast, et Jumal on midagi head teinud, aga see on lihtsalt tavaelu, mis lihtsalt nagu veab, asi läheb korda niiviisi ja see on hästi palju üleloomulik, väga kuidagi huvitavaid dramaatilisi asju ka, aga vaata vahel, mul meeldib rääkida nendest asjadest ka, kus me võime õppida sellest, mis on valesti tehtud. Oled siin? Ma mäletan ükskord, ma mäletan, kellel oli laps, see võib olla niiviisi Veiko ja Pereti, võib-olla kui Mari sündis, võib-olla äkki oli siis. Tõmbasime haigla, parkisin seal kuskil nagu sellel ajal see kõige nagu läänepoolne uks, kus on just kõrval seal, kus see nagu vana kultuurimaja on, see on hästi palju lauda akende ees niiviisi ja see on natuke rohkem romanditud tänapäeval. Aga siis olin pargitud seal niiviisi ja mul oli hästi kiire nagu minna kuskil niiviisi ja see on üks asi, et sa ei raiska aega, aga see on teine asi, kui sa kiirustad. Igast asja võib jamast minna, kui sa kiirustad. Ja so ma vaatasin peeglisse, nagu mul võib-olla ei ole piisavalt hea komme. Okei, see oli nali. Tähendab, et kui tagurdad, tähendab, et kui sa sõidad mööda maanteed, sa pead vaatama umbes veerand aeg peeglisse nii, kui sa kunagi ei tea, kes sõidab sul nagu taha niiviisi. See on, ütleme nagu, see on lihtsalt hea komme. Igatahes ma tagurdasin ja vaatasin ennem peeglisse ja ma nägin need 2 puud seal ja ma ütlesin, et okei, ma tagurdasin küllaltki kiiresti ja äkki kõmdi, nagu, mis asja, vaatasin aknast, polnudki 2 puud, oli 3. Ja nagu, ja üks suur jama, sellepärast mul oli vaja siis remontida midagi niiviisi, lihtsalt kiirustades. Ütleme kõik koos kiirustades. Ja sa mõtled niiviisi, pastorid ei suuda sellist asja teha. Jah, suudavad, meil on ka liha. Ja vaatavalt surved ka. Kui surved tulevad, sa võid igast lolluse teha vaata vahel. Sa ei mõtlegi. Ken oli meil üks õhtu niiviisi ja mäletad niiviisi ka, et tavaliselt seal ei ole üks auto, mis oleks kohe meie garaaži ukse ees. See on nagu
kunagi ei toimu, aga sel päeval oli. Ja meil oli kiire minna kuskile, et sõidutada neid nagu Nortekale niiviisi. Ja so Simka ja Ken oli siis autos niiviisi ja ma andsin neile sõitu sinna. Ja tõmbasin garaažist välja, kõmdi niiviisi, aga mitte nagu, see ei olnud nagu nii raskelt ka, aga see oli piisavalt raske, et see keeras tuksi nagu see parkimise andur. Ja ma ütlesin, et ai. Ja nüüd, ja see läheb maksma, kui sa teed tobedusi. See ütles, kasko, aga tead mis, kasko, sul on vaja ikkagi maksta mingi osa sellest kaskost ja tegelikult see osa oli nagu, mis tuli tegelikult maksta, see oli küllalt suur, aga ta oli väiksem kui see nagu oma vastutuse summa. So pole mõtet konsulteerida siis nagu kindlustus. Aga korvad selle asja ise nii või teisiti ja see läheb maksma. Piibel ütleb, ja vaata siin jälle, juba mõistmatu agarus pole hea ja kelle jalgadel on kiire, eksib ära. Kes on kunagi otsinud midagi ja sa oled pool paanikas, sa lähed kuskile niiviisi kellegi juurde, ta elab maal ja sul on enam-vähem juhised, kuidas jõuda sinna. Sõidad ja sõidad risti-rästi mööda sellest kohast ja mõtled, apekene, ma ei leia see tee, mis keerab siit sisse. Kas keegi... Eestis, siin on piisavalt palju nagu metsa ja maad, et kas keegi on kunagi maa sõitnud siin? Kunagi? So, see on toimunud aeg-ajalt ka niiviisi. Ja kas oled avastanud, mida rohkem sa kiirustad, seda rohkem sa kaldud mitte tabama need teed, kus sul on vaja pöörata ära. Kui see on võõras koht. Okei, sa tunned Eestit nii hästi, sul ei ole see juhtunud, aga ma sõidan sageli välismaal erinevate riikides ja sa otsid mingit kohta, sa mõtled, et nagu see koht pole olemas. Ja tead, mis vahe on meeste ja naiste vahel? Ära räägi mulle niiviisi juukste pihsusest, sest et see ei kehti. Tead, mis see vahe on? Kui naised otsivad midagi, nad peatuvad ja küsivad instruktsioone. Mehed, neil on nii suur uhkus, nad seda ei teegi. Ja siin on hästi palju pead noogutavad siin praegu. Ja ongi. Mehed ei peata. Igatahes, elu on selline. So, okei. Nüüd, väga huvitav. Vaatame korraks õpetussõnad 21. Halleluuja. Õpetussõnad 21. Salm 5. Virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju. Nüüd, siin sa näed üks väga oluline huvitav asi siin praegu, et keegi töötab virkade kättega. See eeldab, et seda õieti teha, sa ei kiirusta. See ei tähenda, et sa oled mingi flegmaatiline uimane, kes ei suuda midagi, nagu liigud nagu ärja ila. Kuidas ma satun sellise... See ei ole nagu selline aeglane venitamine, aga samas ta ei ole kiirustamine. Amen. See on tähtis aru saada. So me näeme siis, nüüd las ma ütlen ühte asja, siin on väga huvitav, sellepärast, et tänapäevases maailmas, nüüd mu isa, ta oli ühel ajal aktsiabörsimaakler. Ja seal ütleme nagu professionaalide keskel niiviisi, kes tegelevad selle valdkonnaga, nad ütlevad kogu aeg niiviisi, et ei tohi kunagi kiirustada. Kui seal on mingi surve, et kohe teha nii või kohe teha naa, siis 99 korda 100, et see on vale otsus. See on, mis nemad ütlevad. Või 19 korda 20 või mis iganes. Aga see on vale otsus. Ja siin on huvitav asi, sellepärast, et sageli tänapäevases maailmas turustamine on lavastatud väga palju, et panna survet inimeste peale. Sa võid isegi kogudustesse minna. Ja ma ütlen niiviisi, ja las ma paljastan seda asja niiviisi. Mõned jutlustajad, kes tulevad Eesti, nad panevad nii suurt survet inimeste peale, et anda. Nüüd see on see suur korjadus, see on see suur aeg ja kui te külvate nüüd, teie saate, sest et see on heas pinnas. Mis hea pinnas, sest et see on mina. Inimene, nagu, see on nagu eneses mõistetav juba, et see on, sellepärast on hea. Kui sa külvad nüüd, siis sa saad kindlasti 10 kordselt ja igaüks sa tuleb, nagu survet tuleb peale. Sest eriti kui jutt on õpetusest, külvamisest niikuinii. See on huvitav asi. Et paljud, kes õpetavad külvamisest, nad teevad, nüüd me paneme praktikasse see külvamise sõnumi. See on hea ja lihtne ütelda, et me paneme selle asja praktikasse, nii et igaüks tunneb väga mädasti ja ebavaimulik, kes ei tunne, et anda just selles olukorras, sest et nüüd me paneme praktikasse.
Ja kõik vaimulikud panevad praktisesse. So tuleb surve alateadlikult, see on manipulatsioon tegelikult. Tuleb surve inimeste peale niiviisi, et tuleb panna. Ja selline, sa juba tunned, kuidas inimesed puurivad, see ei ole võib-olla tõsi või mitte, aga see tunne tuleb sulle, et nad puurivad augud läbi sinu vaadates, kas sina ka oled piisavalt vaimulikult anda. Ja tuleb selline surve. See oleks natukene ausam amet, kui need inimesed, kes õpetavad külvamisest, et nad ütlesid, me külvame nüüd, et anda kogudusele või anda missioni tööle või mis iganes, aga et panna nende enda tasku, see on ebaaus. Ja selline manipulatsioon, see on nagu kantpeatöö tegelikult, see on väljapressimine, kasutades, kangutades manipulatsiooniga. See ei ole aus asi. So sellised asjad toimuvad. Aga kaasaegne turustamine teeb sageli selliseid asju ka. Sa oled võib-olla internetis või tuleb keegi helistab või kuidagi. Tuleb selline sõnum umbes niiviisi, et see on see viimane aeg nüüd, et haarata see ainulaadne võimalus. Sa oled näinud seal neti peal midagi väriseb seal niiviisi, sina oled külastaja number ja sinul on nagu, see sama asi on rippunud ja värisenud nagu miljon inimese ees ja nüüd sinul ka tuleb täpselt see sama sõnum ette. Nad valetavad. See on vale. Nad valetavad, nad lollitavad sind. Ja siis tulevad sellised sõnumid sageli, et sinule ainulaadne võimalus ja kui sa nüüd ei tegutse täna, siis sa magad selle maha ja igavesti, nagu jutumärkides siis või kuidagi sulgudes, igavesti sa kahetsed, et sa ei võtnud selle võimaluses kinni, kui see just ainulaadne sinule ja ainult sinule, vaat ma olen sihtinud sind välja, just sinule ma pakun see võimalus täna. Homme on liiga hilja. Ja kell on juba 3:45, äri pannakse kinni 15 minuti pärast. So inimene on elu ja surma käes 15 minutit, kas ta magab selle elu muutva aja maha või mitte, eks ole. Nüüd oleme ausad, see on ebaaus. See paneb inimese sellise kohta ja nemad teavad, et inimtendents, iga psühholoog ütleks sulle nii palju, et see strateegia toimib sellepärast, et inimesed kardavad magada maha olukordi ja nad hüppavad ja kargavad ilma mõistuseta. Tead, minu minevikus ka, ma magasin maha, ma ei julgenud magada maha, see maaliti minule. Isegi sõbrad äriinimeste poolt, kes olid nagu tõsised, head sõbrad, aga ka investorid. Mitte, et mina olen suur investor, aga nemad olid. Ja siis maalite minule nagu selline pilt ja ma tunnen seda valdkonna piisavalt hästi. Maalite selline pilt, see paistis õhukindel, aga see tuli sellise survega, miski minu sees mõtles niiviisi, see kuidagi nagu lame koht. Siis see on huvitav, sest et Rooma, ja homme me räägime pühavaimu juhtumisest natukene, sellepärast ja pühavaim, kuidas ta klapib sinuga. Sest et 8. peatükk, see räägib sellest, kuidas Jumala vaim tunnistab ühes sinu vaimuga. See algab sellega, kuidas sa oled koostööd teinud tema vaimuga teistes asjades, et korrastada oma elu ja siis alles läheb sinna, et ta tunnistab ühes sinu vaimuga nii, et sa taipad erinevaid asju. Ja mis on huvitav, mul oli see taip, ma teadsin kuidagi, see kuidagi nagu lame koht, siin ei ole mingisugune, see ei ole nagu midagi. Aga see surve tuli niiviisi ja ma ütlesin, et okei, ma nagu, et see paistis nagu ainulaadne olukord, et saada täielikult nagu põhikorrusele sisse niiviisi üks selline multi-level marketing, mis see asi on eesti keeles. Võrkturundus, selline ainulaad, nagu oleks üks täielikult keegi alustas midagi, mis oli lollikindlalt minemas kuskile suurte kohta niiviisi, suure kohta. Ja ma oleks siis nagu üks selline insider selles terves operatsioonis niiviisi. Ma mõtlesin, et okei, see on nagu lollikindel. Ja ma tunnen need inimesed, kes osati nagu vähemalt, kes on asja sees niiviisi ja see kristlased ja Jumala au pärast, kogu aeg selline lugu ka. No, see on Jumala au pärast, on kristlased. See võib-olla paneks vaatava asja veel hullema valguse sisse, sellepärast, et kui seal on ahnus asja sees, siis Jumal ei lase see toimida. Olgu nad kristlased, sellepärast ei ole piisav, et keegi palub ja ta on kristlane. Kui seal on ahnus ja me ei ole isegi jõudnud selle printsiibi sisse veel, sest et see on üks põhjus, miks pärast ütleb niiviisi, Jakobus 4 ütleb konkreetselt, et mõni asi Jumal ei panegi tähele, ta isegi vasta see palve, sellepärast, et see on ahnusest palutud, himust palutud, lihtsalt oma kasuks. Nüüd, see ei tähenda, et Jumal ei tahaks anda sinule midagi, mis sinul meeldib, aga see on hoopis teine asi, kui et inimene tahab rikkaks saada ja ta on ahne. Piibel ütleb kristlaste kohta, kes on ahne, et mitte isegi süüa väga ahnese inimesega.
Ma saan aru, et sul näeb koju minna. Ja tead, mis ma käisin välja? Meeletu summa raha. Ja ma mäletan, mis lisas solvangut haavadele, mis olid juba päris suured haavad, oli see, et tuli postist mingisugune nagu tähis. Ma ei hakka ütlema, mis see asi oli. Ja nad nõudsid sealt postkontorist mingisugune ilgelt suur tolliraha, et saada selle paketi kätte, sest et need inimesed panid vale summa sinna nagu selle karbi peale. Ma ütlesin, et kuu peale, ma ei taha sulust pakki, ma ei ole huvitatud sellest asjast, nagu ma ütlen päris neile kuu peale, aga see on, mis ma ütlesin. Vaata, on parem lihtsalt ütelda, ei aitäh. See ei ole, mis mina tellisin, eks ole, ma ei taha vaenlase teha niisama. Aga läks rahasumma kaotsi. Tänapäeval on võimalusi kaotada raha paljudes kohtades. Sa pead olema valvas. Amen. Ja ometigi, Jumala pärast, sinu pärast, minu pärast, kõikide Jumala riigi pärast, ära hakka võtma SMS-laenu. Mängi nagu see ei eksisteeri, sest et see, tead mis vanad mereröövlid, kes tulid röövima, vanad viikingud või kes tahes need mereröövlid olid, see amet on päris au sees võrreldes SMS-laenud. See intressimäär on täitsa segastele. Ja tead mis, las ma nimetan ühte asja veel ka. Kui sa ostad lotopiletid, tead mis lotopiletitele, seal on üks kontingent ühiskonnas, kellele nad on määratud. Need, kellel on väga tõsised matemaatilised puued. Sest et sul on otses mõttes 3 korda rohkem võimalus, et saada välguga säffa või nagu säfvatunu pähe täna õhtu peale selle koosoleku, kui et võita lotto. Saad aru, ma räägin numbrites, matemaatiliselt. Aga sa mõtled, keegi võidab, miks siis mitte mina? Keegi siis saab välguga pähe ka ja sul on 3 korda rohkem seda võimalust. Saad aru, aga seal on väga palju tänapäeval. Ja meil on vaja olla arukad, et mitte lasta survet panna meid midagi tegema. Ja üks surve ka on, kui su naaber saab midagi, mis sinul ei ole, siis sul on surve taga, et näidata mina ka mees. Ja inimesed satuvad nii suurte laenudesse praegu ja tead mis, see on väga tähtis, sellepärast, et kuidas me ehitame Jumala riiki, kui me oleme nii üle pea kaela laenudes, et me iga sent on juba arvestatud, enne kui palgapäev tuleb, iga sent on juba läinud. See on ohtlik. Me ei saa andjad olla, me ei saa külvata korralikult, me ei saa ehitada Jumala riiki sellepärast, et me oleme selle süsteemi orjad, sest et Piibel ütleb õpetussõnades, et laenaja on laenuandja ori. Me ei taha panna enna orjusesse ja me ei ole jõudnud isegi tegeleda sellise asjaga nagu käendaja. Kas sa tead, et seal on vähemalt 3 kirjakohta õpetussõnades üksipäinis niiviisi, mis ütleb, et mitte olla nagu käendaja? Sest et kui tema ei suuda maksta, kes iganes see tema on, siis tuleks sinu voodi järgi. Ja siis sina magad vaiba peal. Ja kui see laen oli piisavalt suur, vaip võetakse sinu käest ka. Ja sa oled päris võib-olla pöösaste vahel. See on väga tähtis, sellepärast, et meil on vaja, see surve tuleb. Missugused surved? Isegi see, kes tuleb sinule, ja temal on tõsine vajadus. Ta tuleb ja saad aru, et eriti praegusel ajal laenud on palju raskemad saada. Vajadused on ikka olemas ja me mõtleme niiviisi, et laenu alusel me saame asja ära teha niiviisi. Inimene tuleb ja tal on tõsine kriis, tal on tõsine vajadus, tal on tõsine mis iganes niiviisi ja ta räägib suurte pehmede silmadega sulle nagu mingisugune nagu jutt ja see ei ole vale jutt, tal on ehtne probleem, tal on ehtne vajadus, ja nüüd tuleb surve sinu peale, et kas sa teed seda või mitte, sest Piibel ütleb, ja sa vaata ise, sest meil ei ole aega enam täna õhtu, et süveneda nendesse, võib-olla annan need tsitaadid homme, aga Piibel ütleb niiviisi, et see, kes on käendaja, ta teeb endale tüli, või kuidas on eesti keeles, ta toob endale probleeme või tüli. Kahju, toob endale kahju. Või rahutus, ütleb üks tõlge niiviisi. Sul tuleb mure, mis tegelikult Jumal ei taha, et me oleme rõhutud. Ja sellepärast mõni asi ei maksagi võtta. Mõni laen on võib-olla vajalik vahel.
Mõni ärilaen on isegi arukas, mõni kinnisvara investeering on arukas, sellepärast minevikus vähemalt, kus need hinnad nagu tõusid nagu nii ruttu, et naelutasid üks asi paika ja ostsid asja ära. Praegu mõnes kohas on ikkagi nagu need hinnad on langemas. Surved. See on inimeste surved. Seal on surved, et aeg lõpeb. Seal on igasugused surved. See, et sa kaotad midagi, see, et sa ei saa osa millegist. See on surved, et mis inimene ütleb, mismoodi tema reageerib. Ja see on tähtis. Lõpuks teeme niiviisi. Ma lihtsalt loen esile mõned sellised seadused, sa võid isegi uurida neid. Aga võib-olla vaatame üks kirjakoht veel lõpuks siin ja see on õpetussõnad 11. Ja me näeme palju asju, kui sa uurid Paulus, mismoodi ta tegi otsuseid. Ta tegi otsused paljude asjade alusel. Iga üks nendest asjadest olid võib-olla vaimulikud, aga ei pruukinud olla selline asi niiviisi, et Jumala vaim ütles. Ja see on tähtis, sellepärast, et Jumal on andnud sinule vaimsed printsiibid, mis panevad mõned asjad iseenesest paika. Õpetussõnad 11 ja salm 3 ütleb niiviisi, ausus juhib õiglasi. Kes teab, et kui see on maksuameti, see on maksude maksmise aeg, et sa ei pea paluma, issand, kas sa tahad, et ma maksan oma maksud see aasta või see kuu? Ja tegelikult, kusjuures sa paned ennast sellise kohta, kus tuleb äkki vale vaim ja ütleb ja sosistab, võib-olla isegi räägib väga autoriteetselt, ei mu poeg, sellepärast, et sina oled nii tähtis ja sina oled nii õilis minu kuningriigis. Mul on kõrgemad plaanid sinu jaoks ja kus kaudu see valesti on kasutatud enamasti niikuinii, ma tahan, et sinu rahad on ainult puhtaks eesmärgiks. Saad aru, vaimud on kavalad. Ja kui sina oled religioosse kalduvusega, nad tulevad igast Moosise jutuga sinuga niiviisi, mis kõlab väga piibelik ja paneb sind väga kõrgesse aupositsiooni ka muide. Ja kui sul ei ole filtrid ees, siis sa mõtled, ma olengi nii suur ja tähtis küll. Well, halleluja ja isa, sa oled nii hea, sa oled mind vabaks teinud. Halleluja, mul ei ole vaja makse maksta nüüd. Ja inimene saab trahvi, sellepärast ta on rikkunud seadust. Jumalast antud süsteemi seadus ometegi. Ta ei ole naljakas, aga tegelikult see on nagu koomiline, kui ta oleks hale. Su ausus juhib sind. Kui sa teed apsaka mingisuguse asja, niiviisi sul läheb mingisugune raha. Ma arvan, et see ei ole aus, kui abielupaarid, nagu seal on suured kulutused ja nad ei jaga oma vahel niiviisi. See on kuidagi nagu salaja asi niiviisi, keegi ei julge ütelda midagi. Sest et iga sõpruse ja eriti abielu, iga sõpruse tugi on see kuldne sõna ja mõte usaldus. Ja kui asjad on tehtud selja taga, see ei teki usaldust. See on väga tähtis olla läbipaistev. Väga tähtis asi. So, jälle tuleb selle mõte, kas ma ütlen temale või mitte? Mis ausus teeb? Pettus on aususe vastu. Saad aru, kurat on valede isa ja kurat on see, kes maalib asja teistmoodi, kui ta päriselt on. Kõverus ei ole Jumalast. Meil on isegi jõudnud rääkida sellest asjast, aga oi. Kui sa vaatad õpetussõnades, vaata, kui palju juttu on valelikkusest või siis õiglusest ja tõest. Jumal on tõe Jumal ja kurat on valede isa. See, mis kõver, see, mis valelik, see, mis esitab ennast just nii, kui see ei ole päris just nii, see on valelik. Ja sellepärast isegi 2 Korintaste 4 ütleb niiviisi, et me esitasime ennast sirgelt, väga selgelt. Me ei esitanud ennast kuidagi viisi nagu midagi, mis päriselt ei ole. Ja see on tähtis, sest et siis sa saad muretu elada. Siis ei ole see surve, et sa pead näitama midagi kellegile. Sul ei ole muret, et mis jutt ma rääkisin selle inimesele, mis see nüüd täpselt oli, et sa pead kõik need jutud oma vahel klappama. Niiviisi. Ma rääkisin seda juttu selle inimesele ja nüüd ma rääkisin selle inimesele ja nad tunnevad üksteist. Saad aru, sul ei ole vaja sellised nagu nalju teha, aga mõni inimene elab sedasi homes. Ta elab sellisel viisil ja sul ei ole rahu, kui sa elad valelikult. Ja mis veel on, see avab kuratile suure ukse. Okei, seadused. Üks on siis, me rääkisime plaanimisest. Enesekontroll on üks suur seadus.
me tegelesime paljude asjadega, mis kuuluvad selle all täna. The law of use või kasutuses nagu seadus. See on üks suur asi ka. Kui sa kasutad seda, mis on antud sinule, see kasvab. Ja antakse sinule rohkem. Kui sa ei kasuta seda, mis Jumal on andnud sulle, siis võetakse sinu käest see, mis sa arvad, et sul on. Kasutus see on väga tähtis seadus. Ja kui sa tahad, et su usk kasvab, isegi selline asi, sa pead tarbima seda, sa pead kasutama seda asja. Armastus ka kasvab kasutusega. Sa ei pea paluma, et Jumal annaks sulle armastus, sest et see juba ongi sinul olemas. Jumala armastus on välja valatud sinu südamesse. Kas sa tead, et Arnold Schwarzenegger, tal ei ole ühtegi lihast rohkem, kui sinul on, kui sa oled mees, tähendab? Naisel ei ole huvid, et ma ütlesin, et appakene, ma ei taha olla nagu see. Kes teab, et on suur atleet? Mitte atleet, juust olid nagu. Ja, okei. Ta on hiigel, ta ei mahu isegi selles ukses sisse, kui ta läheb siivse sisse, eks ole. Aga musklite või lihaste arv on täpselt nagu iga mees. Mis see vahe on? Ta on arendanud neid. Armastus on täpselt sedasi. Sa arendad seda asja. Usk samamoodi, sest et usk on sul olemas, kui sa oled kristlane. Armastus samamoodi. Armastus, see on üks asi, mis on Piiblis isegi nimetatud seaduseks. Armastus on üks seadus. See ajab välja kartuse. Mida rohkem saad armastuse sees käia, seda kergemini see usk toimib, sest et usk toimib armastuse kaudu. Armastus ajab välja kartuse. Armastus kunagi ei kaota. Fantastiline asi. Kui sa paned selle põhiseguks sinu abielus, Piibel ütleb, see on see täiuslik segu. See, mis hoiab asja koos. Ajad võivad olla rasked, aga see on see, mis annab teile võidu igas kontekstis. Ütleme kõik koos armastus. Ja siis seal on erinevad südameseadused ja nagu neid on tegelikult üsna ja meil jälle aega ei ole, et sellest kõigest rääkida. Aga neid on palju. Piibel ütleb niiviisi, et seal näiteks, et su süda võib olla kõva ja see hoiab ilmutust eemale. Markus 6:52. Jeesus ütles, kas sa veel ei näe, kas teie südamed on veel alles nii kõvad? Aju ei ole see määrab, kui palju ilmutuse saad, vaid südame pehmus Jumala ees määrab, mida sa saad. Sellepärast sa võid saada vähem nüüd kui aasta tagasi, kui su süda ei ole nii pehme nüüd, kui ta oli siis. Väga tähtis. Me rääkisime südame eemal olekust Jumalast, me rääkisime sellest juba varem täna. Süda peab olema antud Jumalale. Süda, see võib muuta. See võib muutuda. Süda ei pruugi olla sama. Saulus oli alandlik algul, aga ta muutus ülbeks ja iseseisvaks Jumala ees hiljem niiviisi, et ta ei usaldunud või ta ei uskunud, ta ei lootnud Jumala peale enam. Ta oli ennast täis. Teemas, ennem ta oli kasulik vend, aga hiljem ta ei olnud nii armas enam, sest ta armastas maailma rohkem ja ta kadus minema Pauluse tiimist. Südamed võivad muuta. Me rääkisime juba varem täna ka, et mõnedel on üks hea ja kaunis süda, mis siis toodab Jumala kuningriigi vilja siis 30, 60 ja 100 kordselt. Ja seal on üks viimane, mis me ütleme siin niiviisi ka. Kus su varandus on, sinna läheb ka su süda. Su süda on võimalik suunata ka sellega, kuidas sa külvad. Keegi ütleb, kas see tähendab siis, et iga kuu minu süda läheb nagu Eesti elektri, nagu Eesti... Saad aru, ma ei räägi sellest, kui sa maksad oma arved kinni, ma ei räägi sellest, aga mis me räägime on, kui sul on vaba rahad, et mis su kalduvused on ja kus su igatsused ja huvid on. Kui sul tuleb suur raha ühiks sisse, kas su esimene mõte on nagu, kuhu ma lähen puhkama nüüd, kas ma lähen Kanaaridele või kas ma lähen siis Küprosele, see ilmutab midagi sinust. Sa isegi ei palunud, et Jumal, mis pärast see raha tuli? Mis osa sellest ma peaksin külvama? Aga me peame hakkama mõtlema sedasi niiviisi. Okei, mis seadused veel? Seal on Jumala kartus. Osa sellest, mis on südames. Alandlikkus uhkuse vastu. Piibel ütleb niiviisi, et Jumal tunneb uhkeid kaugelt. Sa võid paluda nii kaua, kui sa oled sinine näos, aga kui sa oled uhke või kõrk inimeste vastu või Jumala vastu, Jumal tunneb sind kaugelt, ta hoiab sind eemal. Oled sa siin? Seal on mõni asi, ja see ei ole ainult palve summast või kui palju sa palud, seal need seadused panevad asjad väga paika. Kui palju löögile sa saad tegelikult Jumala asjadega. Ja siis seal on hästi palju püha vaimu tegevuses seaduse ka, kuidas ta on giid ja õpetaja ja mismoodi ta
tegutseb meiega ja kuidas see koostöö, ja me puudutame seda rohkem homme, sest me tahame puudutada püha vaimu tööd homme ja ka usuteemat mingil moel ka jälle, et rääkida erinevad, vähemalt et eristada isegi üks üldvaade niiviisi, et millal sinu usk toimib, mis teha, kui sa ei tea olukorrast, mis teha, kui sa tead olukorrast. Sest seal on reeglite vahed, seal on asjad, arusaamad, mis sul on vaja teada, et mõista, mis teha, mis suguses olukorras. Ja mõni asi me ei ole isegi õpetanud nii väga. Ja mõni asi oleme ajapikku niiviisi. Sellega me oleme siis täna õhtul õpetanud, aga siis me tuleme tagasi ja me paneme edasi selle teemaga homme. Jumal väga õnnistagu teid. Amen.